Oleme siin Kehala ringil, kus toimub Eesti-Läti meistrivõistluste teine etapp ja selle raames ka Põhja-Euroopa meistrivõistluste esimene etapp. Enesetunne pärast esimest võistluspäeva on väga hea. Auto toimis laitmatult. Terve treeningu aja saime keskenduda sõidujoone lihvimisele ja auto seadistamisele vastavalt sellele rajaosale. Kehala raja teeb omapäraseks suur hüpe pärast teist kurvi. Sellist hüpet driftiradadel ei ole minu teada kuskil Euroopas, et ainuke koht, kus selline hüpe on Jaapanis. Ilmaennustus homseks lubab muidugi kõva äikesetormi ja vihma, et see kindlasti teeb sõitmise väga palju keerulisemaks, et kuna siin on uus asfalt, siis uus asfalt on vihmaga väga libe. Ja kui seda raja võtmekohta ehk siis seda suurt hüpet õigesti ei taba, siis võib tagajärg olla päris inetu. Et nagu ka täna näha oli, et hüppe peale natukene valesti minna ja võid praktiliselt oma auto maha kanda. Meile muidugi iseenesest vihmaga sõidud sobivad ja oleme kindlasti valmis homseks. Laupäevane võistluspäev algas juba väga edukalt. Kvalifikatsiooni 4. koht ja 81 punkti oli meie teise sõidu tulemus. Selle kvalifikatsiooni tulemusega saime otse top 32 edasi. Top 16 kohtusime juba Henri Kivimäega. Kivimäe vastu sõidust liikusime edasi top 8-sse, kus ootas meid juba Allan Lätt. Peale sõitu Allaniga ootas meid juba Oliver Randulu, seda juba top 4. Oliveri vastu sõit top 4 jääb ilmselt kõige paremini meelde nendest sõitudest, mis siin oli, et mõlemad mehed teadsid väga hästi, mis nad teevad ja usun, et seda oli publikul ilus vaadata ja meil oli ka autos oli väga kõva seda teha. Oliveriga saime veel one more time'i ehk siis pidime sõitma ühe korra veel, et kohtunikud saaksid siis otsustada, kumma sõit siis tegelikult parem oli. One more time'is suutsime ennast võidelda juba finaali, kus ootas meid valitsev Eesti meister Mihkel Norman Tults. Finaalis Tultsi vastu teadsin väga hästi, et siin enam mingit ruumi eksimiseks ei ole, sest et tegu on väga kõva sõitjaga ja tuleb kõva lahing. Sõidud tehtud, siis kohe pärast sõitu võitjat ei avalikustatud. Võitja avalikustati poodiumil ja astudes poodiumi kõrgemale astmele, siis need emotsioone on juba tegelikult väga keeruline sõnadesse panna. Mul on väga hea meel, et minu ümber on super meeskond, kes tegi väga head tööd. Minu sponsorid, ilma kelleta mul ei oleks võimalik sõita ja muidugi minu kallid fännid, kes on raja ääres. Isegi ka sellise vihmaga, nagu siin täna Kehalas oli. Aitäh teile kõigile ja kohtume juba Pärnus!